Sel nädalavahetusel hukkusid Jordaanias 3 Ameerika sõjaväelast, kui Iraan ründas seal USA vägesid. Üks on endiselt kadunud ja mitu on saanud vigastada. Ja kuna sõda Lähis-Idas aina intensiivistub, küsivad paljud meist sama küsimust. Miks on USA nii tugevalt seotud piirkonnaga, mis asub kodust 7000 miili kaugusel? Peaaegu 80 aastat on Ameerika presidendid mõlemast parteist hoidnud vägesid Lähis-Idas ja nad on kõik andnud selleks enam-vähem sama põhjenduse. Stabiilne Ameerikaga liitunud Lähis-Ida on Ameerika välispoliitika ja kodumaise majanduse jaoks hädavajalik. Sellel on mitu põhjust. Nafta, millest sõltub kogu maailma majandus, rivaalid, keda Ameerika on 80 aastat püüdnud eemal hoida ja nüüd ka terrorivõrgustikud, mis ei püsi ühe riigi piirides. Kuid see lugu ei alga tegelikult Trumpi sõjakuulutusega Iraanile. See algab 1945 aastal sõjalaeval käepigistusega. Tere tulemast Amir Kesho saatesse GNS TV-s. Alustame päris algusest. On veebruar 1945. Teine maailmasõda Euroopas veel kestab, kuid vaevu. See saab läbi 82 päeva pärast ning president Franklin Roosevelt on just veetnud päevi koos Stalini ja Churchilliga, otsustades, milline hakkab olema maailm pärast sõda. Tagasi teel koju peatute Suessi kanali ääres ja kohtub kuningaga, keda Ameerikas veel keegi eriti ei tunne, Ibn Saudiga, Saudi Araabia rajajaga. On aasta 1945. Lähis-Ida ei ole veel see Lähis-Ida, mida me täna tunneme, ja sellisel kujul ei eksisteeri see piirkond veel mõnda aega. Ameerika ametnikud on tol ajal tõsiselt mures, et USA naftatootmine saab ühe põlvkonna jooksul otsa. Ja ainus koht maailmas, kus on piisavalt naftavarusid, et neil oleks tähtsust, asub selle kuninga kuningriigi all. Nii et need kaks meest sõlmivad kokkuleppe. See ei ole ametlik kokkulepe, see on lihtsalt arusaam, käepigistus. Ameerika kaitseb Saudi Araabiat ja vastutasuks saavad Ameerika ettevõtted usaldusväärse juurdepääsu seal all asuvale naftale. Aasta hiljem muutub see kokkulepe millekski käega katsutavaks. USA ehitab Saudi Araabiasse lennuvälja. Ja tol ajal ei tundu see eriti oluline, lihtsalt varustuspeatus. Aga see on esimene Ameerika sõjaline tugipunkt kogu kaasaegses Lähis-Idas. See 1945 aasta käepigistus on siiani kogu selle suhte alus. Saudi Araabia ei ole Ameerika Ühendriikidega ametlikku kaitselepingut sõlminud, kuid siiski eksisteerib arusaam, et USA aitab Lähis-Ida kaitsmisel, kui seda vaja on, vastutasuks nafta ja ressursside eest. Ja see ei kehti ainult Saudi Araabia kohta, see kehtib kogu Lähis-Idas. Aga kuidas arenes mitteametlikust kokkuleppest välja püsivad baasid, 10 000 sõdurid ja doktriin, mis ütleb, et Ameerika läheb selle piirkonna pärast sõtta, eriti kui nende riikide elanikkond ei suhtu lääne väärtustesse hästi. See nõuab veel üht kriisi ja hoopis teistsugust vaenlast. 1950-ndatel oli Ameerika suurim hirm maailmas Nõukogude Liit ja eriti idee, et kommunism hakkab levima. Aga eriti hirmutav on mõte, et see levib Araabia maailmas samamoodi, nagu see levis Ida-Euroopas. Kuid sündmus, mis tõmbab Ameerika Lähis-Idasse, ei alga tegelikult üldse külma sõjaloona. 1956. aastal võtab Egiptuse juht kontrolli Suessi kanali üle, mis on laevatee, mille kaudu liigub enamik Lähis-Ida naftast Euroopasse. Kuni selle ajani oli seda kanalit haldanud Briti-Prantsuse ettevõte. Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iisrael reageerivad, tungides salaja Egiptusesse, et see jõuga tagasi võtta, sest see, kes kontrollib naftat, omab võimu. Kuid see tehakse salaja ning president Eisenhower on raevunud, et tema enda liitlased ei hoiatanud teda isegi selle eest, et nad kavatsevad tungida sisse. See paneb teda väga halvas valgusesse, tõesti väga halvasse. Ja ajal, mil USA võimu näitamine on Nõukogude Liidu vastu ülioluline, kasutab ta Ameerika survet, et sundida kõik 3 taanduma. Tulemuseks on see, et Suurbritannia ja Prantsusmaa, 2 suurvõimu, kes on seda maailma osa põlvkondade kaupa valitsenud, saavad avalikult alandatud ja on sunnitud kõikide vaatavate Araabia valitsuste eest taganema. Nasser tuleb sellest välja kui mees, kes alistas vanad impeeriumid ja temast saab peaaegu üleöö kogu Araabia maailma kangelane. Kuid Nasseri võit ei alanda ainult Suurbritanniat ja Prantsusmaad. See muudab läänele vastuastumise võidukaks sammuks ning Nõukogude Liit on valmis relvastama ja rahastama kõiki, kes tahavad järgmisena proovida. Siin hakkab külma sõja hirm tõeliselt mõju avaldama. Kuna Suurbritannia ja Prantsusmaa ei suuda enam piirkonnas lääne huve jõuga kaitsta, kardab Eisenhower, et on tekkinud võimuvakum. Ja et Nasseri populaarsus ning see alandus muudavad Nõukogude Liidu lihtsaks piirkonda sisenemise ja Araabia natsionalistlike liikumiste toetamise kogu regioonis. Seega otsustab Eisenhower, et keegi peab selle tühimiku täitma, enne kui Nõukogude Liit seda teeb, ja ta otsustab, et selleks peavad olema Ameerika Ühendriigid. 1957. aastal läheb ta kongressi ette ja palub midagi, mida ükski president pole selle piirkonna kohta kunagi varem palunud. Eelnev luba kasutada Ameerika sõjalist jõudu Lähis-Idas ilma, et peaks iga kriisi korral uuesti luba küsima. Kongress hääletab selle poolt ja sellest saab tuntud Eisenhoweri doktriinina. Doktriinil on 3 osa. Ameerika annab majandusabi Lähis-Ida riikidele, kes seda soovivad. Ameerika annab sõjalist abi ja koolitust kõigile piirkonna riikidele, kes seda küsivad.
ja mis kõige olulisem, Ameerika kasutab oma relvajõude, et kaitsta iga Lähis-Ida riiki, kes palub abi relvastatud agressiooni vastu, mida korraldab rahvusvahelise kommunismi kontrolli all olev riik. See on kirjutatud spetsiaalselt Nõukogude ohule loomulikult, sest doktriini ametlik põhjus on kommunismi leviku peatamine. Aga algne põhjus, miks Ameerika üldse sellesse piirkonda sekkus, nafta, on endiselt kõigi mõtetes. Nad nägid pealt, kuidas Euroopal jäi tol talvel kütusest peaaegu puudu, kui Egiptus sulges kanali ja Süüria katkestas kriisi ajal torujuhtmed. Nii et külma sõja retoorika all on arvestus sama, mis see oli 1945 aastal. Ameerika aitab Lähis-Ida turvalisust tagada ja saab vastutasuks kindlustunde, et piirkond jääb avatuks ning nafta voolab edasi, et majandus saaks toimida. Ja inimesed on Ameerikale tänuvõlgu, nii et nad ei torma eriti kiiresti vaenlaste leeri. See on esimene kord Ameerika ajaloos, kui president ütleb ametlikult, et Lähis-Ida ise on Ameerika jaoks eluliselt tähtis huvi, mille kaitsmiseks tasub kasutada sõjalist jõudu, mitte lihtsalt piirkond, kuhu Ameerika sekkub alles siis, kui seal midagi valesti läheb. Järgmisel aastal pannakse see lubadus tõeliselt proovile. Iraagis kukutatakse riigi läänemeelne monarhia vägivaldses riigipöördes. Naaberriigis Liibanonis jälgib president seda sündmust ja satub paanikasse, olles veendunud, et tema võib olla järgmine. Ta haarab telefoni ja helistab Washingtoni ning Dwight Eisenhower vastab ning Ameerika merejalaväelased maanduvad Beiruti randadel. Ja nüüd algab lugu sellest, kuidas USA väed sekkusid otseselt Lähis-Idas. Sel hetkel ei ole veel ühtegi püsivat Ameerika baasi, kuid järgmise 2 aastakümne jooksul juhib Washington kogu seda strateegiat hoopis kohalike liitlaste kaudu. See varustab relvadega Iraani šahhi, see varustab relvadega Saudi Araabiat ja idee on lihtne. Las piirkondlikud liitlased valvavad lahte, et Ameerika väed ei peaks seda ise tegema. Aidata neid ja kaitsta USA huve. Kuid kogu see plaan kukub ühel aastal kokku ja see aasta on 1979. Kõigepealt kukutatakse šahh Iraani revolutsioonis, mees, kellesse nad olid erakordselt palju panustanud. Üleöö muutub Iraan Ameerika lähimast liitlasest piirkonnas tema kõige ohtlikumaks vaenlaseks. Revolutsioonilised tudengid tormavad USA saatkonda Iraanis ja võtavad 52 ameeriklast pantvangi. Nad hoiavad neid seal 444 päeva, see on igal õhtul uudistes ja kogu riik vaatab, kuid tegelikult ei saa midagi teha. Siis, vaid mõned nädalad hiljem, ületavad Nõukogude tankid Afganistani piiri. Washington seisab äkitselt silmitsi vaenuliku Iraaniga Pärsia lahe ühel poolel ja Nõukogude vägedega, kes liiguvad sisse teisel poolel, kõik vaid mõne nädala jooksul. Kogu see plaan lasta meie liitlastel sellega tegeleda on just kokku varisenud, sest kõige olulisem liitlane, kellele see tugines, ei eksisteeri enam. Hirm on lihtne. Kui Nõukogude Liit või radikaalsed islamistid saavad kontrolli Pärsia lahe nafta üle, võivad nad kontrollida lääne majandust ja tugevdada end märkimisväärselt. Nii et 1980 aastal astub president Jimmy Carter kongressi ette ja kuulutab, et iga välisjõud, kes üritab haarata kontrolli Pärsia lahe üle, käsitletakse seda kui otsest rünnakut Ameerika Ühendriikide vastu ning Ameerika kasutab vajadusel jõudu, et seda takistada. See kõne saab tuntuks kui Carteri doktriin. Sellest saab Ameerika Ühendriikide lahepoliitika alus järgmiseks 45 aastaks. Selline doktriin vajab aga jõustamiseks masinat ning 3 aasta jooksul saab see masin endale nime, mida hakkate selles loos korduvalt kuulma. CENTCOM, lühend Ameerika Ühendriikide keskväe juhatusest. Kui CENTCOM 1983 aastal luuakse, et juhtida Ameerika kogu sõjalist strateegiat selles piirkonnas, jäetakse Iisrael tegelikult teadlikult selle kaardilt välja. Iisrael kuulub järgmised 38 aastat täiesti erineva väejuhatuse alla, aga sellest räägime hiljem. Kui CENTCOM on loodud, alalised baasid ei ole enam valiku küsimus. Sa ei saa tõrjuda sissetungi kõigi vajalike vahenditega, kui peakorter asub Floridas. Kui Ameerika kavatseb seda lubadust pidada, on vaja lennuradasid, kütust ja vägesid, mis juba piirkonnas ootavad ja on valmis kohe liikuma. Nii hakataksegi baase rajama, aga ka see pole nii lihtne. Näete, mõnele inimesele selles piirkonnas ei meeldi välismaine sekkumine ja nad kavatsevad panna Ameerika selle eest verega maksma. Esimene makse tuleb 1983 aastal Beirutis. Plahvatusohtlikke aineid täis veoauto sõidab otse kasarmusse, kus Ameerika sõdurid magavad. Enamik neist on merejalaväelased ja 241 Ameerika sõjaväelast saab sekunditega surma. See on USA merejalaväe jaoks kõige ohvrite rohkem päev pärast Iwo Jima lahingut teises maailmasõjas. Aastaid hiljem avalikustatud luureandmed viivad pommirünnaku otseselt tagasi Iraani Islamivabariigini. See on hetk, mil Washington saab teada midagi, mida ta ei saa enam kunagi unustada. See piirkond suudab tugevalt vastu lüüa ja teeb seda ka. USA huvide kaitsmine tuleb kalli hinnaga. Selle hinna ja huvide kaalumine saab olema pidev arutelu. 4 aastat hiljem ilmub uus oht. Iraan ja Iraak on juba omavahel sõjas ning nad hakkavad ründama naftatankereid Pärsia lahes. Ükskõik kelle tankereid, sealhulgas neutraalsete riikide laevu, mis lihtsalt üritavad naftat meritsi vedada.
Kuveit saab pihta ja kutsub abi saamiseks USA mereväe. Ameerika sõjalaevad hakkavad saatma Kuveidi tankerid läbi Pärsia lahe ning sellest saab suurim konvoioperatsioon, mida USA merevägi on korraldanud pärast teist maailmasõda. Iraan vastab, külvates vette miine ja üks neist oleks Ameerika sõjalaeva peaaegu põhja lasknud. Samas konfliktis oli Iraagi rakett juba tabanud teist USA laeva, tappes 37 Ameerika meremeest. Rünnak, mida Bagdad hiljem nimetas eksituseks ja mille eest vabandati. Operatsioon Kaitse naftat on alanud. Kas see tundub tuttav võrreldes sellega, mis praegu toimub? Sa ei eksi, aga ole kannatlik, me jõuame selleni. Sest siis saabus kõigist suurim proovikivi. Saddam Hussein tungib 1990 aastal Kuveiti. Mäletades Iraani katastroofi, võtab USA seda väga tõsiselt. Ameerika vastus, operatsioon Kõrbetorm, saab selle piirkonna suurimaks sõjaliseks vägede koondamiseks ning Kuveit vabastatakse umbes 6 nädalaga, kusjuures Ameerika lahingus hukkunuid on ligikaudu 148. Kaasaegse sõjapidamise standardite järgi toimis see täpselt nii, nagu oli kavandatud, kuigi hind oli kõrge. Seekord aga, kui sõda lõpeb, ei lähe väed koju. Aastatel 1991–1994 sõlmib Ameerika järjestikku ametlikud kaitselepingud Kuveidi, Bahreini, Katari ja Araabia Ühendemiraatidega. Need riigid vajavad abi. Nad on väikesed riigid, neil on palju naftat ning nad teavad, et neist võib kiiresti saada ülevõtmise sihtmärk. Iraak tegi seda Kuveidile ja teised riigid panevad seda tähele. Nende ründamine tähendaks nüüd USA ründamist, mis on palju suurem heidutus ning see on nende jaoks mõistlik. Muidugi tundub paljudele nende riikide inimestele see oma usuliste veendumuste reetmisena. Püsiva välismaise, mitte moslemitest sõjalise okupatsiooni lubamine Araabia ja islami pinnale on täiesti vastuvõetamatu. Ja just see ongi põhjus, miks Jordaania tegelikult ei ole ülaltoodud nimekirjas, kuigi neid rünnatakse praegu, aga sellest räägime hiljem. Mis algab sõjaväelaagrina, viib tegelike baasideni, kuid nende ehitamine võtab rohkem aega. Alluteid rajatakse Kataris 1996 aastal ja Camp Arifjan tuleb hiljem. Siiski, pärast 1996 aasta terrorirünnakut USA sõjaväelaste elamukompleksile naaberriigis Saudi Araabias jõuab armee järeldusele, et neil on vaja midagi turvalisemat kui nende vana Kuveidi laager. Ja ehitus algab 1999 aastal ning Ameerika tankid pargitakse sinna ja jäävad lihtsalt ootama järgmist kriisi. Liigume ajas edasi, sest praegu on kuskil 36 000 kuni 46 000 Ameerika sõdurit laiali üle kogu piirkonna. Nad asuvad 19 erinevas kohas ja 8 neist loetakse täielikult püsivateks baasideks. 4 riiki moodustavad selle võrgustiku tuuma ja igaühel neist on erinev roll. Kataris asub suurim baas ja CENTCOM-i edasipaigutatud juhtimispunkt, kus igal päeval viibib ligi 10 000 sõdurit. Bahreinis asub kogu USA 5 laevastik, mis vastutab 2,5 miljoni ruutmiili suuruse ookeaniala eest, sealhulgas Hormuzi väina eest, mille kaudu liigub 1/5 maailma naftast. Kuveit haldab kogu piirkonna logistikat oma laagrist, kus on 13 000 sõdurit ja piisavalt varustust, et lühikese etteteatamisega varustada mitu brigaadi. Siis on veel erandid, igaüks erineval põhjusel. Türgi on neist kõigist kõige pikaajalisem liitlassuhe. Sel pole tegelikult midagi pistmist Pärsia lahega, sest Türgi liitus NATO-ga juba 1952 aastal ja seal hoitakse hinnanguliselt 50 Ameerika tuumapommi. Külma sõja infrastruktuur, mis eelneb kõigile baasidele, millest me seni rääkinud oleme selle keerukust arutanud varasemates osades. Jordaaniaga on lugu vastupidine. See on olnud Ameerika lähedane liitlane alates 1950 aastatest, kuid on aastakümneid keeldunud USA vägesid võõrustamast, muretsedes selle pärast, kuidas see nende enda rahvale paistaks. See muutus alles siis, kui Süüria vajus kodusõtta ja ISIS ilmus naabrusesse, jättes Jordaania viimaseks stabiilseks kohaks, kus tegutseda. Täna asub seal 1/9 USA-le kuuluvast raketitõrjeradarist kogu planeedil, kuid see paigutati sinna alles hilja ja vastu tahtmist. Ja muidugi Diego Garcia, mis ei asu isegi Lähis-Idas. See on Briti omanduses olev saar India ookeanis ning toimib Ameerikas stealth-pommitajate eelpositsioneerimispunktina, olles piisavalt lähedal, et B-2 saaks seal tankida ja kiiresti tagasi pöörduda, kuigi pommitajad ise asuvad Ameerika Ühendriikides. Sellega kaasneb ka oma lahendamata vaidlus, kuna Ühendkuningriik nõustus hiljuti andma saare suveräänsuse Mauritiusele, kuid rendib selle USA-le tagasi. Briti seadusandjad ei ole sellele kokkuleppele tänavu veel heakskiitu andnud, kuid nagu näha, on Ameerika selles asukohas tugevalt investeerinud. Ja loomulikult on veel Egiptus alates 1982 aastast. Seal on Sinail väike Ameerika rahuvalvejõud, mis jälgib Egiptuse ja Iisraeli rahulepet. Enamik inimesi pole sellest tegelikult kunagi isegi kuulnud, kuigi see on kestnud üle 40 aasta ja just nii Ameerika seda soovibki. Tugev kohalolek piirkonnas, kuid selline, millest enamik inimesi ei pea tegelikult teadma, sest see aitab säilitada rahu ja heidutust ilma väga kõrge hinnata. Muidugi oleks meil vale rääkida Ameerika kohalolekust selles piirkonnas ilma mainimata Afganistani, mis osutus üsna suureks katastroofiks.
Võib tunduda lihtne, et USA suudab neid baase ja sõjalist kohalolekut hoida, kuid on olnud aegu, mil selle hind on olnud erakordselt kõrge. 20 aasta jooksul üle $2 triljoni. Ja kui USA lõpuks 2021 aastal lahkus, võttis Taliban kogu riigi umbes 10 päevaga uuesti enda kontrolli alla. Seesama valitsus, mille USA sõjaga kukutas, oli peaaegu koheselt taas võimul ja see on südantlõhestav. Loomulikult oli põhjused, miks Ameerika Afganistani läks, samad, mis läbivad kogu seda lugu. Siiski on teostus ja tulemus veidi erinevad. Afganistan ei asu tehniliselt isegi Lähis-Idas, see kuulub hoopis teise maailma piirkonda. Seega väärib see omaette täispikka osa, mitte lihtsalt kiiruga mainimist siin, kui täpsuse huvides on oluline mõista, et see pole lihtsalt strateegia, mis alati töötab. See ei tööta alati. Miks nad siis seda kõike käigus hoiavad? Alustame kõige lihtsamast argumendist, sellest, millega kogu see lugu algas. Nafta. Ameerika peaaegu ei impordi enam Pärsia lahe naftat, kuid see polegi eriti oluline, sest ülejäänud maailm töötab endiselt selle najal. Ja üleilmne majandus, millest Ameerika sõltub, töötab samuti selle sama nafta peal. Kui Hormuzi väin suletakse, tõusevad kütusehinnad Ohios juba mõne päevaga. Majanduslikust vaatenurgast piisaks ainuüksi sellest, et Ameerika sellele piirkonnale tähelepanu pööraks. Kuid maailma suurriigina on majanduse ja peamiste tegijate kaitsmine hädavajalik. Riigid kuulavad Ameerikat, sest neil on selleks rahalised stiimulid. Sellist asja pole lihtne kaotada. Kuid nafta seletab vaid osa sellest, miks Lähis-Ida piirkond on oluline. See ei selgita, miks just sõdurid peavad seal kohal olema. Ja siin tulebki mängu teine argument. Võitlus terrorismi vastu, ehk Iraan, ehk Islamivabariik. Iraan on endiselt see oht, mille tõkestamiseks kogu see süsteem loodi. Nende tuumaprogramm, raketid, Liibanonis, Jeemenis, Iraagis laiali olevad relvarühmitused, kõikjal. Iraani küsimus ei puuduta ainult Iraani, see on terrorismi baas, võitlus islami ideoloogilise ülevõimu nimel. Baasid piirkonnas ei ole kasulikud ainult vasturünnakuks pärast rünnakut. Väidetakse, et just need muudavad vasturünnaku ähvarduse piisavalt usutavaks, et rünnak üldse ära hoida. Kui baasid ära võtta, ei eemalda sa ainult sõjalist ressurssi, sa võtad ära ka selle, mis muudab heidutuse tõeliseks. Lihtsalt öeldes, vaata, kuidas Iraan praegu käitub, kui neid heidutatakse. Ja kui sa arvasid, et terrorism on halb, siis kujuta ette, milline see oleks, kui neid üldse ei heidutataks. Aga see argument töötab ainult siis, kui baase võõrustavad riigid tegelikult vajavad, et Ameerika jääks. See toob meid 3. punktini. Need liidud ise sõltuvad sellest, et see kohalolek jätkuks. Nagu me alguses ütlesime, kui sa jätad tühimiku, siis tuleb sinna mõni võimas tegija. Ja Pärsia lahe riigid ei muutu väga kiiresti täielikult iseseisvateks ja omal jõul toime tulevateks riikideks. Selle asemel, nagu väidetakse, võivad nad hakata otsima uut võimast tegijat, kes aitaks ja pöörduda Hiina poole. Teisisõnu, tagasitõmbumine ei nõrgesta ainult Ameerika positsiooni, see sunnib Ameerika partnereid aktiivselt liikuma just selle tulemuse poole, mida kogu see süsteem pidi vältima. Pea meeles, et nad püüdsid takistada Nõukogude Liidu ja kommunistlike ideoloogiate levikut. See võimaldab Venemaal ja Hiinal täita Ameerika rolli nendes suhetes. Kui riikidel nagu Katar ja Saudi Araabia on nii palju naftat ja raha, siis on sul tõsine probleem. Sa tugevdaksid otseselt lääne vaenlasi. Näed, see ei olnud tegelikult kunagi ainult Lähis-Ida küsimus. Hiina toob nüüd umbes poole oma toornaftast Pärsia lahest, 5,4 miljoni barrelit päevas ainult Hormuzi väina kaudu, mis on rohkem kui 2 korda rohkem kui see, mida nad impordivad Venemaalt. See on umbes pool kütusest, mis käitab maailma suuruselt teist majandust ja väidetavalt on Venemaa aidanud Iraani ning toetanud tehnoloogiaga rünnakuid ameeriklaste vastu. Lähis-Idas viib vaakumjõu mängudeni ning kui Ameerika kontrollib olukorda, tormab vaenlane sisse. Kui kõik kokku võtta, ongi see kogu argument. Majanduslik huvi, julgeoleku huvi, liitlassüsteem, mis on loodud mõlema kaitsmiseks ja kõigele lisaks suurriikide võimuvõitlus. See argument pidas vastu 45 aastat. Ja kui vaadata tähelepanelikult praegu toimuvat konflikti, alustades sellest Iraani sõjast, on põhjused täpselt need, mida me just kirjeldasime. Iraani tuumaprogrammi ja selle taga oleva infrastruktuuri ründamine, Iraani poolt aastakümneid üles ehitatud relvarühmituste ja käsilaste võrgustiku nõrgestamine, võitlus Hormuzi väina pärast. Sest see, kes kontrollib seda veeteed, kontrollib ka maailma naftavoolu. Ja jah, see on hinnad kõikuma pannud ja raputanud kogu maailma majandust. Aga eesmärk on hoida see kitsaskoht eemal nende käest, kes oleksid valmis ülejäänud maailma selle abil pantvangi võtma. Ja kõige selle all on see sama hirm, mis on kogu seda lugu algusest peale juhtinud. Et iga tühimiku, mille Ameerika endast maha jätab, täidab keegi teine. Kurb on nüüd vaadata inimesi, kes kasutavad USA sõjaväelaste surma tõestusena, et USA ei peaks olema Lähis-Idas seotud või et nad võitlevad Iisraeli sõda. See on naiivne ja näitab geopoliitika mõistmise puudumist. Vaadake kõik uuesti üle, millest me just rääkisime.
1945 aasta käepigistus, 3 aastat enne Iisraeli eksisteerimist. Eisenhoweri doktriin, mis loodi kommunismi peatamiseks. Carteri doktriin, mis keskendus naftale ja Nõukogude Liidule, Beirut tankerisõda, kõrbetorm, Al-Udeidi baas, kogu baasivõrgustik. Kõik see kokku on suunatud sellele, et Ameerika suruks lääne väärtusi maailmale peale. See eskalatsioon pole kunagi olnud Iisraeli pärast. See on USA huvides ja just sellepärast pole Iisrael praeguses eskalatsioonis tegelikult kaasatud. Kui mõelda, mida USA on teinud, on see ausalt öeldes üsna märkimisväärne. Nad on oma kohaloleku siin säilitanud. Nad on pidanud peaaegu täiesti hullumeelset sõda Iraani vastu väga väheste tragöödiatega. Ja muidugi on iga surm tragöödia. Me mõtleme praegu nendele merejalaväelastele. Aga teeselda, et nende surm oli asjata, on vale. USA kohalolek Lähis-Idas ei ole probleemideta. Mina isiklikult ei usu välissekkumisse. Ma sooviksin näha, et Iisrael ja Pärsia lahe riigid suudaksid ise oma sõdu pidada, et nad ühineksid ega vajaks Ameerika abi. USA huvid Lähis-Idas ei ühti alati Lähis-Ida vajadustega, selles olen ma väga kindel. Aga täna me ei ole siin, et arutada kõiki üksikasju ja plusse-miinuseid. Me oleme siin, et meenutada endale, miks USA on sekkunud, miks see sõda praegu on oluline, mille nimel võideldakse ja kui tähtis see kõik on. Sest see on oluline lääne väärtuste kaitsmiseks, majandusliku stabiilsuse tagamiseks ja ülemaailmsete terroriohtude peatamiseks. Mina olen Aie Reerier ja kohtume järgmisel korral.